Tervist, ma olen Rauno Meronen. Ja hei, minu nimi on Toivo Värvu. Me oleme improteatrist Ruutu 10 ja kutsume teid osa saama vahvast ja meelelahutuslikust improkomöödiast. Me teeme etendusi, töötubasi ja õpetame, kuidas vahvat improt ise luua. Ja ruutu10.ee on meie veebileht ja see omab kogu informatsiooni meie kohta. Pluss YouTube'is on kanal ka. Ja kellega te täna koostööd tegite? Täna me tegime koostööd, ma pole seda pähe õppinud. Peaasjaga. Mittetulundusühing Peaasi ja peaasi.ee. Ja meil on siis vaimse tervise impro nagu selline kapsel, mis toob need vaimse tervise vitamiinid siis inimesteni ja täna me käisime siis jagamas inimestega seda impro rõõmu, sest me arvame, et naer on see, mis vabastab. Kas see improviseerimine on siis nagu muusikaski, et hakkad oma viisi laulma? Põhimõtteliselt, aga nüüd ütleme sõnades. Jah, aga arvestad, nagu iga muusik arvestab teise muusiku käikudega, et ei ole selline, et sa teed oma riffe ja ma panen oma teemat, aga see on rohkem selline, kas me saame lahedalt kokku hakata nagu jämmima. Rohkem selline. Te ütlesite, et improviseerimine vabastab. Ja. Kuidas siis? Sest me elame mingis teatavas normis või raamis ja me ei saa minna tänavale ja võtta puud maha niimoodi, et me kuidagi ei mõjuta kellegi elu selle tagajärjel, aga me saame teha improvisatsioonis läbi erinevaid situatsioone, mis on hästi huvitavad sisuliselt, aga millel puuduvad reaalmaailma tagajärjed, et me saame eksperimentida. Vabastab tagajärgedest. Ja põhimõtteliselt, ja see on see, kus me saame siis selle loovusega töötada, lasta tal vabalt lendu. Eksperimenteerida. Ja ma ütleks, et see vabastamise aspekt tuleb minu jaoks impros sisse sellest, et kuna sa improviseerid, siis sa ei tea ette, mida see järgmine hetk toob ja eks see toob sind väga nagu selles hetkes, et ta vabastab sind nii-öelda ettemõtlemisest. Te ütlesite veel ka seda, et vabastab kohustusest õigesti vastata. Ja koolis on see õigesti vastamise needus ju. Mis paneb selle surve, et inimene läheb teinekord paanikasse või kinni, mis stressirõhu all murdub. Ja õigeid vastuseid on mitu. Aga ma mõtlen, ma saan jällegi koolis saan aru, et korrutustabelis on on õige ja vale vastus. Ja on väga konkreetne, ütleme sellist, aga on kohti, kus õigeid vastuseid on nagu päris palju. Vastavalt, kes räägib. Õpetajad ka improviseerivad, sest nende ülesanne on jõuda õpilaseni, et see on siuke samamoodi nagu improstseenis, ma ei tea, mis mu lavapartner ütleb, ma õpetajana ei tea, kuidas mu õpilane reageerib või käitub sellele infole. Ja nüüd, mida õpetajana ma saan teha, on see, et ma kohanen selle olukorraga ja kuidas ma kõige pehmemalt saan selle nagu vea tuvastada ja parandada. Et me ei pea olema, see oli valesti, ära nii tee. Võib-olla võtab mõne inimese lukku, aga saab ka teisiti, kui sa lähened sellele niimoodi. Et see, kuidas me läheneme sellele. Ma ei ole õpetaja, aga mul tuli nagu pähe selline näide, et mõned olukorrad on korduvad ja nagu esinevad tihedamini kui muidu ja näiteks kui õpetaja ei tea, mida õpilane ütleb, siis näiteks ma kujutan ette, et õpetaja teab, et õpilane ütleb, et milliks mul seda vaja on, siis selleks saab jälle valmistuda. Siis saab leida erinevaid vastuseid ja testida erinevaid vastuseid erinevate õpilaste pealt, kuna üks vastus ei sobi kõigile õpilastele ja seal tuleb jälle see, et õigeid vastuseid on hästi palju. On siuke, nad ütlevad, miks seda vaja on. Mina ütlesin kogu aeg, miks mul seda vaja on. Siiamaani ei tea. Keegi ei öelnud mulle. Kõige see lihtsalt ole vait, Rauno. Ma pean nii kehas käima. Pole seda vaja. Tegelikult ei olnud nii. Olete varem ka õpilastele teinud neid etendusi? Ja, me alustasime suuresti koolides tuuritamisega ka aastal 2013. Siis oli siis me polnud mitte Ruutu 10, aga improkraatia. Võib-olla mõni õpetajatest mäletab seda. Me põhiliselt koolides tegimegi, sest keegi meid veel väga ei teadnud ja koolid olid siuke tore koht, mis võttis süstemaatiliselt siis erinevaid kultuuripakkujaid enda õpilastel meelt lahutama ja siis me olime ka seal. Mis kõige naljakamad mõtteahelad on ette tulnud selles? Kõige naljakam. Ma mõtlen midagi värsket. Ühel etendusel meil oli, mis mulle meeldis, oli Mongraalis, kus me tegime oma show'd. Oli siis selline olukord, kus minu tegelast ei võetud Sisekaitseakadeemiasse vastu, nagu te pääsed eksamitest läbi,
aga ta palgati aednikuks. aga mu tegelane arvas, et ta õpib undercover nagu seal koolis. oli veendunud selles, see oli huvitav ja see mulle meeldis. ja tihtilugu need naljakad episoodid on hiljem alles naljakad, sest kui nad juhtuvad, siis meie jaoks on see nagu sihuke tragöödia. Ja. Et aga need jäävad kõige paremini meelde ja need tagasiulatuvalt teevad kõige rohkem nalja. Et aga niisugust lõbusatest momentidest minu arust see tänane mahaminek, lavalt mahaminek, et kui on kombeks kutsuda teatris aplausiga tagasi, kui etendus väga meeldis, siis meid ei lastud ära, sest iga kord, kui me hakkasime lahkuma, tekitati uus aplaus. jah, sellest tekkis tore selline trollimise ahel. See oli päris lõbus. See oli lõbus. Ja see oli päris lahe. See oli naljakas ja selle me võtame kindlasti täna endaga kaasa. Ja see pani meil mõtlema, et okei, te teete seda, mida me teile teeme. Me saame teha. Ja siis me oleme, okei, me ei lähegi ära. Ja kes selline alla annab nagu. Me nagu mängime sellega. Meil aega on. Teil on ka aega, okei. Mingi, et see pani küll mõtte tööle. See oli lahe. Jäi korraks mulje, et te hakkate 4 käega klaverit mängima. Te seda etendasite seda või mitte? Ei, see oli üllatus. Pillimehed väga palju harjutavad, et improviseerida, see peab olema eriline osavus. Kuidas teie harjutate, et mõtteseosed kiiresti tekiks? Üle maailma on kokku kogutud sihuke nagu impro entsüklopeedia, kus on siis hunnik erinevaid impromänge. On. Ja, mulle meeldis, see kõlab nagu selline nagu püha raamat, vaata, nagu üle maailma, jah, aga jah. Et on teatavad harjutused, kus me ei treeni, kuidas tekstiga tööd teha, aga kuidas siis üksteisega tööd teha ja kuidas need seostekaardid tekivad, mis keskenduvad väga konkreetsele harjutusele, et näiteks kui ma ütlen, Rauno nimetab mulle 7 asja, mida võib leida turult. Rauno ülesanne on pingutada, et ta saaks öelda selles keskkonnas 7 asja. Et läbi sihukest erinevate praktiliste harjutuste me treenime seda kuulamise ja mustrite nägemise siis musklit. Aga raamatute lugemine ka vist? Ja, on. Nagu ütleme, tänapäeval on, raamatud on audioraamatud, podcastid, videod, et tegelikult see raamatu idee tegelikult on nagu laiemaks tõmmatud, et kes kuidas infot nagu võtab, et mina olen lugenud palju raamatuid, just erialast, aga ka muud, aga jah, et nagu minu jaoks ongi, kui raamatute lugemine, siis see ei ole ainult nagu paberite pööramine, see on mis iganes infokanalis, sa saad selle uue informatsiooni. Ja minu õnnetuses ma ei oska lugeda, et ma olen oma elu jooksul 3 raamatut läbi lugenud, aga jah, tänapäeval on väga palju võimalusi muul viisil ennast vaimselt kurssi viia, et me oleme käinud väga palju ka rahvusvahelistel improfestivalidel, kus tehakse töötubasi ja käisime Chicagos seda ka õppimas, et sealt on ka väga palju tulnud meiega. Ja. Aga on olemas ka väitlus, õpilased harjutavad vastastikku vaidlemist. Seda olete ka proovinud või? See, kus juures on, meil on üks kunagi asutajaliige oli väitlusklubi liige ja see Eestis 3. Jah, see tundus selline nagu selle impro vastand et see oli väga huvitavad harjumused tulevad sealt, mis tol korral nagu improle kasuks ei tulnud otseselt. Väitluse põhielement on see, et sa püüad pakutud tagasi lükata või ümber lükata oma vaatenurga läbi. Impros me tahame selle pakkumise vastu võtta ja selle peale kasvatada. Et kui väitluses Rauno ütleb, et vett ei tohi palju juua, sest vesi on paha, siis väitluses ma ütlen, ei ole. Su väide on vale, ma pööran selle ümber, aga impros ma olen nagu on küll, keelame selle ära, et ma toetan seda pakkumist, et me kasvame sealt. Et seal on väike erinevus. Läbirääkimiste tehnika on ka see, et pead olema nõus kõigepealt. Ja siis otsime kompromissi. Ja, et